Tervist! Täna võtame sinuga koos ette ühe päris huvitava analüüsi. Räägime kullast, võimalikust stagflatsioonist ja sellest, kuhu hinnad liikuda võiksid. Meie alusmaterjaliks on väljavõtted ühest tekstist, mille nimi on Kuld, stagflatsioon ja tulevased hinnad. Ja me proovime siin lahti mõtestada, mida see analüüs räägib praegusest majanduskeskkonnast, eriti just sellest vinduvast majandusest ja kiirest inflatsioonist, mida me kutsume stagflatsiooniks, ja vaatame, kuidas see võiks kullale mõjuda. Ja siia on üks konks ka. Juttu tuleb ühest esmapilgul ikka päris uskumatuna näivast hinnasihist kullale. Aga lähme järjest. Just. See analüüs, see maalib pildi maailmast, mis seisab silmitsi stagflatsiooniga, ehk siis majanduskasv on üsna loid või puuduse ootuks, aga samal ajal hinnad kerkivad. Ja kiiresti. Ja selle kõige taustal on riigide võlatase, mis on allikaväitel kerkinud isegi kõrgemale kui teise maailmasõja järgselt. Oho, see on päris tõsine väide. On küll. Ja siit läheb asi, ütleme, veel põnevamaks. See tekst viitab, et tõenäoliselt üritatakse sellest tohutust võlakoormast vabaneda. Kuidas? Ikka valuutade väärtust lahjendades. Ehk siis raha juurde trükkides? Põhimõtteliselt jah. Trükitakse raha juurde kiiremini, kui majandus reaalselt väärtust loob. Ja see vähendab iga euro või dollari ostujõudu. Tulemuseks olekski kehv tootlikkus ja kõrge inflatsioon, mis ongi täpselt see, mida stagflatsioon endast kujutab. Selge. Aga selline keskkond, see tundub ju justkui loodud kulla jaoks, eks alle. See on ju see traditsiooniline vara, mida keskpangad niisama juurde trükkida ei saa, erinevalt rahast endast. Täpselt nii see analüüs väidabki. Kuld nähakse sellises olukorras kui klassikaline reservvara. Ja see viib meid ühe kesksema näitajani, millele see tekst päris palju keskendub. Nimelt Dow Jonesi tööstuskeskmise ja kullahinna suhtarvuni. Jaa, see kuulus Dow kulla suhe. Mis see meile täpselt näitab ja miks see oluline on? See suhtarv näitab põhimõtteliselt mitu untsi kulda on vaja osta, et saada endale kogu Dow Jonesi indeksit esindava aktsiaportfell. Ütleme nii, et kui see number on kõrge, siis on aktsiad kulla suhtes kallid. Kui number on madal, siis on kuld aktsiate suhtes kallis. Ja see analüüs just prognoosibki selle suhtarvu märkimisväärset langust. Kui märkimisväärset siis? Me räägime mingist konkreetsest tasemest? Tekst spekuleerib, et kuna praegused probleemid just see võlakoorvus ja see potentsiaalne vajadus valutat devalveerida võivad olla isegi tõsisemad kui 1970-ndate stagflatsiooni ajal, siis see suhtarv võib langeda isegi alla 1. Alla 1? Ja siin läheb asi eriti paeluvaks. Arvestades Dow indeksi taset, mida tekst mainib, see oli vist umbes 44 814 punkti, siis suhtarv alla 1 tähendaks, et kulla untsi hind võiks tsükli tipus jõuda, vahemikku 40 000 kuni 50 000 dollarit. Oota nüüd. 40 kuni 50 000 dollarit untsist. See kõlab küll, nagu allikas ise ka ütleb, absurdselt. Mis peaks juhtuma, et me sellise tasemeni jõuaksime? See on ju ulme. See on väga hea küsimus, jah. Ja see rõhutabki, kui ekstreemsest stsenaariumist me siin räägime. Loomulikult tähendaks selline hind, et kuld ise oleks totaalses mullis ja aktsiatega võrreldes, äärmiselt ülehinnatud. Aga samas, kui me vaatame laiemat pilti, siis ajalugu näitab, et kuigi see on haruldane, pole see võimatu. See suhtarv jõudis ühte vihe lähedale nii suure depressiooni ajal 1932 aastal, kui ka eelmise suure inflatsiooniperioodi tipus 1980 aastal. Aha, nii et kuigi see tundub praegu täiesti uskumatuna, pole see ajaloos täiesti pretsedenditu, et kuld muutub aktsiate suhtes nii kalliks. Mida see analüüs siis soovitab? Mida selle teadmisega peale hakata? Analüüsi autorid soovitavad, et kui see suhtarv peaks tõesti nii madalale langema, ütleme alla 2 või isegi 1, siis see oleks päris tugev signaal. Signaal, et on aeg lõva osa kullapositsioonist realiseerida ja vahetada see muude varaklasside vastu, mis sel hetkel on tõenäoliselt väga odavad, näiteks aktsiad. Selge pilt. Nii et mida see kõik siis sinu jaoks tähendab, kes sa meid praegu kuulad? Tundub, et see peamine iva on siin selles, et see Dow kulla suhtarv on üks, potentsiaalselt huvitav tööriist, et hinnata turutsükleid või mis? Investeerimisotsuste tegemisel tuleks alati vaatada laiemat pilti ja arvestada mitmeid erinevaid tegureid,
mitte ainult ühte suhtarvu. Aga jah, neile, kes kulda investeerivad ja oma portfelli aktiivselt juhivad, siis see analüüs soovitas sellel ajaloolisel suhtarvul kindlasti silma peal hoida, ühe võimaliku indikaatorina. Niisiis, võtame kokku. See konkreetne analüüs näeb praeguses majanduskeskkonnas, see stagflatsiooni surve ja rekordine võlakoorem, näeb siin potentsiaali, et see tau-kulla suhtarv langeb ajalooliselt väga madalale tasemele. Ja see omakorda võiks tähendada tulevikus dramaatiliselt kõrgemat kulla hinda, isegi kui see tähendaks mulli tekkimist. Just. Ja lõpetuseks võiks siit kaasa võtta üle mõtte edasimõtlemiseks. See kasvab otseselt välja sellest, mida me just arutasime. Et kui see analüüs peaks paika pidama ja meid ootabki ees valutada väärtuse potentsiaalne lahjenemine, siis milliseid muid traditsioonilisi väärtuse säilitajaid peale kulla võiks praeguses keskkonnas veel kaaluda, mida võiks uurida? See on hea küsimus, mille üle mõtiskelda. Aga meie aeg on selleks korraks otsas. Täname sind, et olid meiega selle arutelu juures.